Oleme täna tulnud Edeni fotopointi, kus on stuudionurk. Stuudionurgas on alati hea teha ilusaid pilte, portreepilte ja ka seltskonnapilte, sellepärast et siin saab valgust alati sättida ja ümber tõsta. Nüüd, kui aga meie soov on hoopis selline, et me ei taha olla stuudios, näiteks me tahaksime oma stuudiot, aga meil ei ole raha, et või soovigi suur stuudiopinda rentida, või me tahame olla hoopis mobiilsed, käia kellegi juures pildistamas ja sättida valgust, et oleks kaunid portreepildid. Selleks on meil täna näidata Metsi stuudiovälkude komplekt, mis on kompaktselt kokku pakitud, koti sees saame kaasa võtta ja me saame seda põhimõtteliselt üles panna igal pool, kus meil on vähegi voolu võtmise võimalus. Ja vaatamegi lähemalt, mis asi ta on, kuidas ta töötab ja kuidas kasutada. Selles kotis on siis koos kõik vajalik, et ehitada väike kodustuudio või kaaskantav stuudio. Ja vaatame, mis siin kotis sees on. Kotist endast veel nii palju, et siin on näiteks üksed lisataskuid, antud juhul juhtmete jaoks või mida iganes meil vaja panna on. Ja kotis sees on meil kõigepealt välklambid, mis on kõige tähtsamad. Ja neid on 2 tükki. Meil just siis ära pakitud, pehmendustega kott, korralikult kinnitatud, midagi ei juhtu, kui me need kaasas kanname. Siis on sellised kotid, mille sees kummagi sees, 2 tükki, on softboxid mõõtudega 50 × 70 centimeetrit. Siis on ka 2 pilootpirni ja ma kohe näitan pärast, kuidas neid paigaldada. Ja lõpuks 2 statiivi mõlema välgu pea jaoks. Ja loomulikult voolu jaoks ja ka välkude päästmiseks on meil juhtmete komplektid. Toitejuhe ja välgu sünkroniseerimise juhe. Ja nüüd hakkamegi seda süsteemi kokku panema ja mida vaatame, mismoodi ta toimib. Kõigepealt paneme üles statiivi. Statiivi peale paneme välklambi. Käib lihtsalt, siin on selline auk, siin on toru ots ja pistame ka otsa sisse ning kinnitame selle kruviga ära. Nii. Välgupea ees on selline plastikkaas või kork, mis on siis välgutoru kaitseks, et seda ei tohi siis ei katsuda ega lõhkuda, sest muidu välku ei tule. Välgutoru keskele, nagu me näeme, on selleks kontakt ja sinna paneme pilootpirni. Nii, sellega põhimõtteliselt on praktiliselt, kui me nüüd toitejuhtmega külge paneme, siis välklamp idee poolest töökorras, küll on aga puudu softbox. Softbox on meil siin koti sees, ilusti ära pakitud. Ja siin koti sees on kõigepealt meil rõngas, mille külge läheb softbox ja millega softbox läheb pärast välgu pea külge. Siis on siin meil sellised 4 kodarat ja softbox. Kõik on ilusti kilesse pakendatud. Need tasukski hoida kile sees, et need ära ei määrduks ega kuluks. Voldime selle aga lahti ja hakkame kokku panema. Nii, siin on nüüd üks väike asi, mida tähele panna, et kui vaatame seda kinnitusrõngast, siis üks selline kodarauk, nagu näete, siin on kodaraugud. Üks kodaraukudest on selline sälguga. Ja kui me vaatame neid kinnituskodaraid, siis üks kodar on ühes otsas kuul ja teises otsas selline liikuv, ütleme siis kinnituskrae võiks öelda. See on nüüd kõige viimasena läheb paika see kodar. Ehk siis hakkame panema. Kõigepealt paneme ühe otsa, jämedama otsa siia sisse ja peenema otsa lükkame siit sisse. Igas nurgas on selline kinnitusaas. Nüüd 3 kodarat on meil sees ja on viimane kodar. Alustame siis, võtame selle välimise otsa ja lükkame siit nurgast läbi. See on nüüd ainuke nurk softboxi, millel see nurk on täiesti lahti, teistel on kinni õmmeldud.
Lükkame selle siit läbi, lükkame selle puuli siia sisse ilusti ja nüüd lükkame selle krae niiviisi, et ta stopperdab ära. Nüüd ei päändu enam kuhugi meil see asi, ei tule välja ka. Ja nüüd on väga lihtne, nüüd lihtsalt tõmbame lõpuni ja keerame selle velcro või siis selle takk ja paelariba lihtsalt tagasi. Ja ongi softbox selliselt meil koos. Softboxil on meil kaasas kaks kangast. Üks on väiksem ja aasadega, teine on suurem ja sellise musta servaga. See väiksem ja aasadega läheb siia softboxi sisse nende kummi aasade külge. See on selle jaoks, et pehmendada valgust. Kui alati me kasutame välimist, aga teinekord võime ka sisemise paika panna, ehk siis matistame ja pehmendame valgust veelgi. Ja vaatame, kas me saame selle just sisse. Üks. Ja 4. Võt niiviisi selline. Ja suurema paneme lihtsalt siia peale nurkadest kinni. Nii. Ja on meil ka softbox kokku pandud. Ja softboxi kinnitame sellise rõnga abil välgu pea külge. Kõige lihtsam on seda teha nõnda, et pistame käesid sisse ja võtame seespoolt selle rõngast kinni. Niiviisi. Ja siin on sellised avad. Paneme enda avadega kohad kutti, lükkame sisse ja keerame, kui käib klõps. Peal on siis see lukustus ja nüüd me ei saa seda enam softboxi siit niisama eest ära keerata. Ja on meil ka softbox kinnitatud. Nüüd on meil mõlemad välgud ja softboxid kokku pandud ja näitame, kuidas siis sisse lülitada. Selleks on siin all sisse välja lülitamise nupp. Ja seedate sees on, näitab meil väga hästi ekraan, kus on numbrid peal. Nüüd siin taga on 6 nuppu. Esiteks hakkame siis kellaasuti suunas. Pluss ja miinus. Pluss ja miinus näitab välgu võimsust. Mida rohkem me seda siia peale keerame, seda võimsamat välku välk annab. Ja vastupidi siis miinusega. Nõnda saame siis näiteks ühe tugevamaks panna, teise nõrgemaks panna. Siis siit me saame testnupu, ehk siis juurde vajutame, näitab, et välk on töökorras. Siin all on nüüd pirni märk ja selle asja nimi on pilootvalgus. Nõnda me saame valguskeeme paika panna ilma, et me peaksime välku laskma spetsiaalselt, ega seda annab mitmes astmes juurde ja maha keerata. Peale pilootpirni sisse väljalülitamise nuppu on meil servo. Servo tähendab seda, et ühte välku me päästame fotoaparaadi pealt, kas siis raadiosaatja või siis juhtme abil. Ja servo tähendab seda, et teine välk, millel me selle servo sisse lülitame, toimib orivälguna. Ehk siis üks välk lööb välku ja teine lööb kaasa välku. Ja see nii-öelda helinupp või siis see kõlarinupp on tegelikult üks hästi hea lisandus. Nimelt, kui me stuudios pildistame või üleüldse, kui me kasutame neid välke, siis me teinekord ei kuule, millal välk valmis on, et pildistada. Ja selle jaoks ongi see helinupp. Ehk siis, kui me lülitame ta sisse ja nüüd välk käib ja kui piiks käib, siis on välk uuesti valmis. Välkudega kaasas on ka selline juhe, mis on siis sünkrojuhe, ehk siis selle juhtme abil saame ühendada välklambi koos kaameraga. Selleks asetame ühe vastava otsa siia kaamera alla pessa või välklambi alla pessa, vabandust, teine ots. Nii. Ja teine ots läheb siis vastavalt kaamera küljes olevasse pessa. Nüüd, kui teie kaamera küljes ei ole sellist pesa, kuhu seda ühendada, siis on olemas veel selliseid välguadapterid, mis käivad välgu kinga, kus tavaline välk käib, lisavälk meil. Ja siin küljes on täpselt sama pistik, ehk me saame siis selle adapteri abil ikkagi seda juhet kasutada. Ja nõnda on meil välgud töökorras. Teeme testi ka. Mõlemad tegid välku, mõlemad piiksusid ja nüüd oleme valmis oma välklampi üles sättima, et pilti teha.
Nende stuudiovälkude seadistamine ei ole üldse keeruline. Nagu me nägime, seda on vaja lihtsalt ühte nõrgemaks, teist tugevamaks keerata. Abiks on ka teinekord pilootpirn, mis meile juba kuvab ette selle valgusskeemi, kummalt poolt tugevam valgus on. Ja samamoodi saame neid valgusskeeme teha niiviisi, et lihtsalt tõstame välku ühes suunas, teises suunas, üles ja alla ja niiviisi mängides saamegi head tulemused. Ja meil on siin praegu nad asetatud täpselt nii, nagu nad on. Üks on tagant ja altpoolt, teine on eest ja ülevalt poolt. Ja meie pilt tuleb selle valgusega selline. Selline on siis Metsi stuudiovälkude komplekt. Neid on lihtne kaasas kanda, neid on lihtne üles sättida ja neid on lihtne kasutada ja nad on soodsad. Ehk siis iga tõsisem fotoentusiast, kes tahab teha neid stuudiopilte, stuudio kvaliteediga pilte erinevates tingimustes, on väga hea valik. Või siis, kui teil oli keski teisest pilti teha, nagu mul, te võite ise endast pilti teha.